ja täpselt kui kell saab 12:29, lüüaksegi ikkagi keskringist pall lahti. Oliver Raudseppa siis äärtel assisteerimas esimese abikohtunikuna Emil Kerik ja teise abikohtunikuna Romet Merikan ning mõlema naiskonna pingilt vaatame selle olukorra ära siis Tallinna FC Florale, millele eelnes kohtumine Tabasalu vastu, kus jäädi alla vastasele seisuga 2-3. Naiste karikavõistlustel aprillikuu keskel kohtuti taas Araratiga, too kohtumine kaotati seisuga 1-4. Vaatame siit olukorra ära, Karissalu lähedal Rannasto triblaamas üleasteid tegemas on, parem jalaga tuleb pealelöök ka ja see lendab väravasse. Teisel minutil avab Lisandra Rannasto skoori ja viib Saku Sportingu juba juhtima. Tallinna Kalevi jaoks mitte kuskilt otsast hea mängu alguses, Saku Sporting saab siit eduseisu väga varakult kätte. Rannasto näost peegeldub siiras rõõm kaaslased samuti teda õnnitlema jooksmas on ja see oli kindlasti midagi, mida Saku Sporting ka lootis varakult koorda saata. Rannasto siin kaamerasse tõstab näpud ka püsti ja kohe, kui see käik ettepoole leitakse, aga nüüd Orav tuleb, nopib kenasti Sportingu kaitseliini tagant palli. Nüüd on Kalevil tekkimas esimene reaalse moment, parema jalaga tuleb pealelöök ja see raksatab värava posti. Taudilt väga hea läbisööt sinna paremale äärele, kas jõutakse pealelöögile ka? Esialgu Karissalast see palli hoog maha võetakse ja nüüd otsitakse seda käiku sinna värava alla, aga selle palli saab ikkagi ja nendes kohtumistes ei ole Tammekal punkti lootust väga naljalt olnud. Orav siin hästi lidumas Karissalasse, kas tuleb ka pealelöök, tuleb vasaku jalaga pealelöök ja Orav saab värava kätte. 17. minutil saab Tallinna JK Kalev siit oma esimese tabamuse ja see tähistus on naiste poolt korralik nii pingil kui platsil. Väga rõõmsalt seal ollakse ja ütleme, et see on kõva töö tulemus samuti. Survet on siin avaldatud Sportingule järjest peale nende poolt löödud väravat ning Orav näitab taaskord, et saab palli jalga, võtab kiiruse üles ja seejärel ei ole ka realiseerimisega küsimust. Tallinna Kalev 1, Saku Sporting 1 ja Põlluveelt ühe puutega Kross. Rannasto saab seal põlve vastu ka vasaku jalaga peale löök, see võtab väga ohtliku rikošeti ja maandub väravas ka. Rannasto tähistab nii, kuidas torus tuleb ja siin oli nüüd üks rikošet, oli siin 2 rikošeti Kalevi jaoks, Saku Sportingule suurt see ei loe. Usutavasti Rannasto enda nimele päris seda tabamust ei saa, aga eeltöö võib ta uhkelt enda nimele kirjutada ja Saku saab siit mingil määral vastu mängukäiku teise tabamuse kätte. Kõrged senderus viie kasti joone peale tuleb, Jürna on seal klaarimisel ebakindel, pääsetakse tühja värava eest löögile ka. Taud suudab survel palli säilitada, aga nüüd võtab Kalev õigeaegselt selle palli jala pealt ära. Oraval pealelöögi võimalus, parema jalaga tuleb pealelöök ja täpselt selle jutu lõpetuseks 35. minutil Orav palli lati alla saadab ja kohtumises teist korda skoori teeb. Ning nii nagu enne ennustasin, tuleb Kalev ka teist korda kaotusseisust välja ja viigistab koondskoori seisule 2-2. Ei ole Oraval palju vaja, on ta senise kohtumisega näidanud. Saab palli jalgele, teeb paar head puudet ettepoole, seejärel pealelöök ja kui eelmisel korral naiskondlik esitus, siis kui see on õige termin, mida antud olukorras kasutada. Tunnustust nüüd siin minnakse nagu poistis mitmest mängijast mööda, parema jalaga pealelöök, see on ohtlikult värava eest lahti, kas pääseb Mirjam seda uuesti söötma, tuleb veel pealelöök, aga jõuavad Saku kaitsed hetkel vahele ja kui Saku sammuti niivõrd lihtsalt eksib, siis võib kohe palju paksu pahandust olla. Kalev pääseb pealelöögile, aga nüüd teeb Eismann suurepärase tõrje. Uuesti siin käik ettepoole tuleb, Orav sätib keha vahele, aga see löök maandub Eismannis üles ja Toding. Aga uuesti Armani jalale see kukub. See on Orava poole. Ei saada seda palli oma Karissalu läistad välja, nüüd pealelöök, aga kerib see mängija võimeline on. Sporting siin igatahes kohe tagaliinis sööduga eksib ja paremale poole see käik antakse ka. Tuleb pealelöök parema jalaga, see lendab natukene üle värava. Pingilt tergutatakse ka, et tuleb, Kalev tuleb. See tergutus tuleb otse värava peale, Eismann seal ühe käega vahel ja Saulus tuleb parema jalaga Kuul ja Jürna tõrjub selle hästi nurgalöögiks. Hea tsenderdus siia viie kasti joonele tuleb. Esimese hooga jätkajat ei ole, parema jalaga pealelöök, see maandub värava latis ja seal ei ole kohe esimese hooga jätkajat ka. Nüüd jätkupalli Jürna lopib. Saulus. Rannasto tahab läbi söötu. Sauluselt pealelöök, aga Jürna lopib selle suurepäraselt ära ja jätkupalli puhul tekib seal pisikene mööda rääkimine. Ohtlikke momente rääkimata väravatest oli esimesel poolel selgelt rohkem. Eesotsas siis Oravaga. Vaatame, mis sellest olukorrast Sporting välja võlub. Parem jalaga tuleb pealelöök, see võtab rikošeti, aga saab siis.
ohtlikult laseb Kalevi tagalinn selle palli põrkesse, Katriin Sauluselt pealelöök, Jürna taas kord vahel. Saulus jätkuolukorra rinnaga ka maha võetud ja Grete Taudile palli söödetud. Aga mingil määral ei kuskilt siin Sportingule kohe ohtlik moment tekkis, pall värava peale, Jürna taas kord kätega vahel. Isman 3 üleminutit saab nüüd täis, peakohtunik Raudsepp paneb pile suhu ka. Ja see kohtumine saab siin 3 üleminuti täidudes lõppu. Kodunaiskond Kalev 2, külla sõitnud Saku Sporting samuti 2 avapoolel, kõik need väravad ära löödi, teine pool. Kalevi kapten Maria Orav, täna korralik võitlus siin platsil ja 2-2 viik Saku Sportinguna selle tulemusena. Räägi, millised on sinu esimesed emotsioonid peale mängu? Ma arvan, et õiglane tulemus, kindlasti oleks rohkem tahtnud. Esimene poolaeg oli väga selline jookse ja viska või viska ja jookse mäng, teine poolaeg oli juba oluliselt raskem neid võimalusi saada. Ja ma arvan, meie kaitsjad tegid väga head tööd, eriti teine poolaeg. Avapoolel oligi näha, et 2 korral olite kaotusseisu, suutsite tegelikult väga edukalt sellele reageerida erinevate võimalustega ka löödud väravatega. Kas teisel poolaeg sai mingil määral ka kütus otsa, et Saku poole pealt pigem neid võimalusi rohkem tuli või oligi see planeeritud niimoodi siis pigem, et kui jääb seis niimoodi, siis on seda hea hoida? Me kindlasti ei jäänud või ei tahtnud seisu hoida, et pigem Saku oli kaitses ülesehitusel palju stabiilsem, et ongi, nad mängisid paremini, meil tekkis neid võimalusi vähem. No sinu enda puhul ka siin järjest peale avavooru väravad tulid, teine, kolmas tabamus ja muud moodi ka tunti justkui paistis vähemalt näiliselt kõrval, et tunned ennast seal kalavees Sportingu kaitsjate vahel, aga usutavasti ongi see kliinilisus ja kõik muu ikkagi päris hea töötulemus on saavutatud. Jah, eks neid palle peab ette mängima, et jah, loomulikult mul on hea meel tagasi ka ründes olla, et seal vahepeal läksin jälle rändama kui kaitsesse, aga jah, ma arvan, et nad jätsid enda selja taha piisavalt palju ruumi, mida rünnata ja see mulle stiili poolest sobib hästi. Tõusite nüüd selle viigipunktiga sealt Elva ja Tammeka seltskonnast tabeli põhjast ka ära, usutavasti see annab samuti järgmise voorumänguks Viimsiga head lisamotivatsiooni, et veelgi kõrgemale pürgida. Kindlasti, et jah, Viimsi on eelnevatel hooaegadel väga keeruline vastane on millegipärast meie vastu, aga absoluutselt, et ma arvan, et see oli ikkagi positiivne tulemus meie jaoks ja ütleme, annab niisuguse positiivse länguga järgmiseks vooruks. Sandra, sinu puhul sama küsimus, 2-2 viik, avapoolel läksite 2 korral juhtima, lasite mõlemal korral tagasi lüüa, millised need esimesed emotsioonid peale kohtumist on? Ei ole positiivsed, selles mõttes nagu eelmine nädal ütlesin, siis lasime endale lüüa, tulime sellest august välja, täna lõime ise ja mulle tundus, et iga minutiga vajusime aina rohkem sinna auku, et ma ei tea, ei saanud enda mängu käima ja ma ei tea, täna lihtsalt ei olnud meie päev. Teisel poolel panite kõva surve peale, just siin nagu ka Maria rääkis, et tegelikult nemad mingil määral sellised kannataja rollis olid, aga tulid sellega toime, teie poole pealt oli neid võimalusi, ei suutnud ära lüüa, mis need vaheajutud teiseks pooleks täpsemalt olid? Vaheajal me suurt midagi ei muutnud otseselt, no jutt oli selline, et no me ei suutnud oma kastist palli ära puhastada isegi, et lihtsalt kõiges juurde panna, duellides juurde panna ja jah, ega otseselt midagi ei muutunudki, aga jah, lihtsalt oma võimaluse realiseerida ja jah. Sinu enda puhul ka, just siin olid eelmises mängus resultatiivne, täna panid kohe avaminutitel Kuuli Kalevi värava suunas teele ja seejärel siis tegutsemise tulemusena toimus ka Kalevi oma värav, et tundub, et suures pildis on resultatiivsuslainele naastud. Võib vist öelda jah, positiivne. Oleks tahtnud võib-olla isegi veel mõne lüüa, aga teiseks korraks ka midagi. Karika finaal samuti ees ootamas, Sportingu puhul 3. aasta puhul juba teist korda, sinu enda puhul ettevalmistusaeg ilmselt selleks finaalimänguks natukene objektiliseks, aga usutavasti tiimi eesmärgid seal selged ja see oleks ka kindlasti üks meetod, millega siin mõningatele viigi- ja kaotustulemustele balsamit pakkuda. Jah, kindlasti, et see finaal meie jaoks väga-väga oluline mäng ja tahame võita, endast kõik seal anda ja jah, näeme vaeva selle nimel treenides.